Ilusat pärastlõunat teile kõigile. Ma loodan, et ei pane pahaks, et ma nagu tohutu võrdsuse pooldajana võrdselt teiega ka istun, sest mul üldiselt õnnestub mõtlemine istudes paremini, kuigi on mul mõned sõbrad ja kolleegid, kes näiteks ilma mööda ruumi ringi liikumata kohe üldse ei saa. Ma hakkaks peale väikese looga Hiina filosoofi või mõtleja Zhuangzi raamatust, kus tal muuhulgas on juttu sellest, kuidas ahvid tõstsid mässu ahvide kuninga vastu. Me ei taha sellist kuningat, me tahame kedagi teist. Kuningas küsib, et millest probleem on. Vaat, sina annad meile liiga vähe süüa. Kuidas nii, ütleb ahvide kuningas, ma annan teile hommikul 3 kastanit ja õhtul 4 kastanit. Ja see on liiga vähe, ütlevad ahvid. Aga teeks siis nii, ütleb ahvide kuningas, et ma annan teile hommikul 4 kastanit ja õhtul 3 kastanit. Selle peale ütlevad ahvid, no see on täiesti teine jutt. Me armastame ja austame sind, ole meie kuningas edasi. Väga tihti on mul niisugune tunne, et ka mind peetakse niisuguseks ahviks. Sellepärast, et millegi uue ja loova ja loomingulisena serveeritakse mulle lihtsalt ümber kombineeritud vana, mis on asetatud ühtedest kohtadest teise. Tõenäoliselt on teil kõikidel see kogemus, kui te lähete supermarketisse ja peate tohutu frustratsiooniga otsima, kus on herkulad ja kus on piim, sellepärast, et seal, kus enne olid herkulad, on nüüd näiteks koeratoit ja seal, kus enne oli piim, on nüüd kalakonservid. On lihtsalt sellepärast, et vaadake, uuendus on toimunud ja riiulid on kombineeritud ümber ja muidugi on täiesti selge, miks seda tehakse. See on selleks, et kui ma olen oma trajektooridel ära harjunud, siis ma lähengi nende asjade juurde, mida mul tegelikult vaja on ja ei käi sihitult või mis tähendab sihitult, otsides ringi mööda neid kaubakoridore, kus mulle võib-olla jääb silma midagi, mida mul ei ole vaja ja mida ma ikkagi sellegi poolest ostan. Kunagi aitasin üht Jaapani ajakirjanikku ja me tegime intervjuusid siin mitmete Eesti otsustajatega ja seal sattus olema nende hulgas ka ühe väga olulise vabriku juht ja omanik. Ja tema muuhulgas ütles ka, et umbes iga 6 kuu tagant muudab ta seda metoodikat, mille järgi tema töötajatele palka makstakse. Sest igas vabrikus seal on mingisugused asjad, mida jälgitakse, kuidas ja inimesed siis selleks, et tublid olla, pingutavad rohkem, kes pingutavad rohkem, saavad ka rohkem palka, aga iga 6 kuu tagant on tal vaja kuidagi viisi see süsteem ümber muuta. Sellepärast, et 6 kuuga saavad inimesed sellest aru. Ja kui nemad sellest aru saavad, siis nad suudavad seda ka ära petta, see tähendab, nad ei pinguta enam terviklikult, nad ei anna endast oma parimat igas mõttes, vaid annavad endast oma parimat ainult nendes kohtades, millest nad kindlasti teavad, et see mõjutab nende palganumbrit. Iseenesest ka inetu inimestest muidugi, aga inimlikult mõistetav ja eks samamoodi mõistetav on ju ka see, mida siis see vabriku omanik niisuguse süsteemiga ette on võtnud. Aga ikkagi see muutuse tähendus, uuenduslikkuse tähendus peaks olema milleski muus. Prantsuse filosoof Cornelius Castoriadis on oma arutluses ajast öelnud, et aeg on üldse vältimatu. See, et aeg olemas on vältimatu seetõttu, et muutust ongi 2 moodi. Üks on see niisugune ümberkombineerimise muutus, Lego muutus, kus me elemente asetame ühest kohast teise, aga teine on selline muutus, mis toimub näiteks kasvava elusa organismiga, kus tekib midagi, mida enne ei olnud. Kus muutuse tagajärg on see, et hiljem on olemas midagi, mida ei olnud varem ja see on see, kuidas ja miks on vältimatult olemas aeg. See tähendab, et
iga elus organism loob midagi sellist, mida üldse varem olemas ei olnud. Ja näiteks saksa filosoof Leibniz, olles kunagi külas või elades ühes õukonnas, oli hakanud kellegagi seal vestluses rääkima, ütelnud, et jah, et ei ole olemas kahte täpselt ühesugust asja, ei ole olemas näiteks kahte täpselt ühesugust puulehte ja keegi seal just ei ole. Loomulikult on ja olevat terve päev otsinud pargis selleks, et tõestada Leibnizile, et ta eksib, aga kahte täpselt ühesugust puulehte ei õnnestunud tal leida. Seda enam käib see loomulikult inimese kohta. Ei ole olemas kahte täpselt ühesugust inimest, see tähendab seda, et iga inimene ongi kordumatu ja see tähendab ühtlasi seda, et igal inimesel on selles maailmas ka mingi niisugune nii-ütelda oma asi või oma põhjus, oma tee, kuidas ta siia sattus ja oma asi, mida ta siin maailmas saab ajada. Ja sellegipoolest koheldakse teda siis selle, ütleme siis Hiina ahvina, üritades talle innovatiivsete, loovate, uuenduslike asjade asemel pakkuda hoopis selliseid ümber kombineeritud vanu. Ja see on kurb. Multifilmis Simpsonid, ma mäletan ühte niisugust osa, kus ma oletan, et need tegelased on teile kõigile tuttavad. Lisa Simpson on leiutanud uue niisuguse feministlikke väärtusi kandva nuku, millega ta tahaks asendada siis sellise kommertsikooni, kes selles filmis kannab nime Malibu Stacy, aga keda me harilikus maailmas tunneme rohkem Barbie nime all, keegi, kes niisuguses sellises steriilses ilusas maailmas on ja väga konservatiivseid ja vanameelseid väärtusi sellele oma tarvitajatele, väikestele tüdrukutele edasi annab. Ja Lisa Simpsoni üritust saadab edu. Tema nukk muutub tohutult kommerts edukaks. Tüdrukud ei taha enam Malibu Stacy'sid, vaid tahavad seda uut feministlikku nukku ja juba tundub, et see kommertsimpeerium varisebki kokku ja siis kutsutakse kokku kõige paremad pead, kes istuvad ja mõtlevad, et nüüd tuleb anda siis sellele feministlikule nukule vastulöök ja see õnnestubki neil. Nad mõtlevad välja Malibu Stacy, kellel on uus kübar. Ja loomulikult tahavad tüdrukud Malibu Stacy't uue kübaraga, mitte seda teiste väärtuste ja teise maailma pildiga nukku. Ja see on ka väga kurb, sest see viitab sellele, et milleski on selle maailma ahvide kuningatel natukene ka õigus, nimelt inimesed lasevad ennast kohelda nende Hiina ahvidena ja nad on nõus sellega, et nad saavad hommikul 4 kastanit ja õhtul 3 ning nad on isegi õpetatud selliseid muutusi tahtma. Ja see on mu meelest üks niisugune koht, kus kõigil neil, kes milles mu meelest üldse üks koolitaja töö ülesandeid kindlasti seisab, sõltumata sellest, missugusel alal ta on, ta peab aitama inimesel inimene olla. Ta peab aitama inimesel tema ise olla, tema oma andeid välja arendada ja mitte rahul olla 4 kastaniga hommikul, 3 õhtul ja uue kübaraga Malibu Stacy'ga. Ja see niisugune küsimus sellest, mida inimene maailmas teeb, kuidas ta siia satub, ma ise olen seda endale kuidagi üritanud illustreerida niisuguse kujundiga, et iga inimene, kui ta sünnib, siis nagu selle koha peal, kus ta on, läheks üles nagu selline puu, kus on erinevad võrad, oksad ühele poole, mõni võib-olla isegi vajub allapoole
ja inimene, kui ta elab, siis ta liigub nagu mööda seda puud nii-öelda ülespoole, igas kohas, kus oksad hargnevad, on tal võimalik teha valik, liikuda ühele poole, teisele poole ja see sõltub temast endast, kas ta jõuab sinna üles tippu välja või keerab mõne teise oksa peale, mis kuskil mujal ära lõpeb. Niisugune kujund lihtsalt selleks, et mõelda inimesest, et igaüks võib oma kordumatu kombinatsiooni annetest põhimõtteliselt, kui kõik hästi läheb, peaks ta suutma selle välja arendada ja ühiskonna üks niisugune olulisim või suurim tähtsaim funktsioon ongi põhiliselt see, et luua tingimused, et võimalikult suur hulk inimesi saaksid välja arendada võimalikult suure osa oma annetest. No seda, et 100% inimestest suudavad välja arendada 100% oma annetest, kahjuks ei juhtu, ma kardan, kunagi, aga see peaks olema meie soov sellegipoolest. Aga kui me räägime sellest, et iga inimene on kordumatu, siis see kordumatus on ometigi väga mitme erineva protsessi kokkupuutumise või kohtumise tulemus. Eks ole, see sõltub sellest, kes olid meie vanemad, kus oli meie kodu, kes olid meie sõbrad. Näiteks ma arvan, et kodus, kus on raamatuid, hakkavad lapsed suurema tõenäosusega raamatuid lugema. Kodus, kus ei ole televiisorit, tekib lastel väiksema tõenäosusega harjumus iga päev 4 tundi televiisorit vaadata. Aga loomulikult ka terve hulk juhuseid, inimesi, kellega inimene oma eluteel kokku puutub ja sündmusi, mis temas aset leiavad. Ja me võimegi kujutada ette seda, et see inimene on küll kordumatu, aga ta on ka nagu samal ajal ka nagu, ütleme, mingis mõttes nagu risttee või nagu selline koht, kus väga paljud erinevad protsessid kokku saavad ja inimese enda elu peaks, või tähendab see inimese enda üks niisugune mõte või ülesanne, mida ta oma elus nii või naa, soovides seda või soovimata üritab täita, on see, et ta üritab hoida või neid protsesse juhtida nii, et need kulgeksid talle soovitud suunas, et need vähem soovitavad protsessid kuidagiviisi kaoksid ära, hoiaksid eemale ja need, mida ta enda jaoks olulisemaks peab, et need kulgeksid edasi. Ja siin ma tahaks rääkida mõne sõnaga teooriast, mille on loonud Ameerika filosoof Thomas Kasulis, kes on ka aastakümneid tegelenud Jaapaniga ning oma uurimustes aru saanud, et see, mis lääne filosoofia või see, mismoodi lääne inimesed mõtlevad üldse ja mida nad ise peavad universaalseks, seda tingimata ei ole, et need kultuurilised faktorid, need, kuidas inimesed mõtlevad üldse maailma, kuidas nad teda nii-öelda kontseptualiseerivad või mõtestavad, et sellest sõltub väga suuresti ka viis igasuguseid teoreetilisi süsteeme luua, probleeme püstitada ja probleeme näha. Ja Kasulise järgi on olemas siis kaks niisugust laia kategooriat, mida me võiksime võib-olla tõlkida sõnadega terviklikkus ja vahetus. Läänemaailma pilti iseloomustab orienteerumine niisugustele tervikutele või eraldiseisvatele ühikutele, Aasia maailma pilti, aga teistsugune orienteeritus niisugusele vahetusele. Me võiksime seda võib-olla ka nimetada külmaks ja soojaks.
näiteks selle niisuguse tervikliku või külma maailmapildi juures igasugune teadmine on objektiivne, see tähendab seda, et kui keegi midagi teab, siis seda on võimalik nagu avalikult tõestada, seda on võimalik ka teistele edasi anda, see peab olema nähtav. Samas kui Aasia maailmapildis näiteks teadmine põhimõtteliselt on mingisugusel määral osalev, selline, mida ei ole tingimata võimalik sõnastada. Näited, mis ta toob, on päris head. Nimelt, et kui me vaatame näiteks iluuisutamise kohtunike hinnanguid, siis me näeme, et sama iluuisutaja saab erinevatelt kohtunikelt väikese kõikumisega, aga siiski nagu üsna niisuguse kitsa bracketi sisse langevaid hinnanguid, kuigi kohtunikud tuginevad neid hinnanguid andes ainult oma nii-öelda sisetundele ja teadmisele. Kuid ka selline teadmine võib ikkagi olla objektiivne, see tähendab, ta võib olla ikkagi inimestest sõltumatu, see ei ole nagu puhas suva, sest need kohtunikud lihtsalt teavad, kuidas see iluuisutaja, milline iluuisutaja on parem kui teine. Et loomulikult seal juhtub erandid võivad olla ühteviisi, teistviisi motiveeritud ja mingisugune nihe ikkagi on, aga seda, et näiteks üks kohtunik annaks 5,7 ja teine annaks 4,2, nagu praktiliselt ette ei tule. Ja Kasulis kasutab seda niisugust joonist selleks, et seda terviklikkuse ja vahetuse erinevust meile näidata, ütleb, et kui me näiteks võtleme inimsuhetest, siis sellises terviklikkuse maailmas inimsuhted on nii, et siin on meil inimene A või igasugused suhted suhtes olija A, suhtes olija B ja neid ühendab väljaspoolne suhe, mis ei ole osa neist kummastki. See on umbes selline suhe, nagu mul võib olla näiteks mõnda ühingusse. Et ma kuulun sellesse ühingusse, mina olen mina, eks ole, teised inimesed seal ühingus on ka nagu on, ma maksan oma liikmemaksu, sealt saan mingisugust informatsiooni. Või näiteks see võib olla suhe, mis mul on kauplusse, kust ma ostan endale süüa. Mul põhimõtteliselt ükskõik millisest kauplust ma endale süüa ostan, lihtsalt lähen kuskile, ostan, tean hinnad, vaatan, võrdlen, see kõik on väljaspool mind. Aga võib olla ka selline suhe, mida me võime nimetada siis vastavalt sisemiseks, et meil on välimine suhe ja sisemine suhe. Sisemine suhe on selline, et A ja B, kes on selles suhtes, see suhe on osa neist kummastki. Ja kui millegipärast juhtub nii, et see suhe katkeb, siis välise suhte puhul ei juhtu suurt midagi, aga sisemise suhte puhul on selle suhte katkemisega A ja B ise ka millestki ilma jäänud. No näiteks selline sisemine suhe on kahtlemata perekonnaliikmete omavaheline suhe, abielu. Kui abielu katkeb, siis kumbki nendest perekonnaliikmetest ei ole enam päris see, kes ta oli enne. Ja samuti me võime mõelda sellest näiteks suhtest sellesse kohta, kus me elame nii välise suhtena kui sisemise suhtena. Välise suhte puhul on mul kinnisvara. Midagi, mis midagi maksab ja mida ma müün ära ja kolin kuskile mujale, juhul kui näiteks mul tekib selleks soodne võimalus ja kui ma saan nagu hästi näiteks majanduslikult selle pealt teenin midagi muud. Sisemise suhte puhul on mul kodu. Ja kui ma oma kodust mingisugusel põhjusel ilma jään või sealt ära lähen, siis mingisugune osa minust kaob ka koos selle koduga, tähendab jäädes oma kodust ilma jään ma osast iseendast ka oluliselt ilma. Ja nüüd, kui me mõtleme inimesest kui niisugusest protsesside või erinevate, nimetame neid siis voogudeks, erinevate voogude kokkupuutumise
kohast, siis me saame ka aru, et tegelikult kõik need asjad, millest inimene koosneb, need protsessid, nende kõikidega peaks tal olema sisemine suhe. Sellepärast, et kui meil on kõik need asjad, mis on mulle olulised, siis mul nendega on sisemine suhe, ma olen ise kõik see, millest ma koosnen. Ja niisuguse protsesside kimbuses olles võime me rääkida ka sellest, et inimene ei koosne üldse mitte ainult oma kehast, ta isegi mitte ei koosne ainult oma kehast, oma mõtetest, mitte oma riietest ja oma välimusest, millega ta jätab muljet teistele ja mõjutab teisi. Me võime öelda ka, et inimene koosneb nendest inimestest, kes on tema lähedal ja kellele ta võib helistada juhul, kui tal on vaja abi ja nii edasi. Inimene koosneb ka väga suures osas oma raamatukogust või oma arvutis olevatest failidest, sest kõik need, kellel on kõva ketas mingisugusel hetkel õhku lennanud, teavad väga hästi, et see on peaaegu sama hull kui mälukaotus või mingisuguses mõttes isegi hullem, sellepärast et mälukaotust on võimalik ravida, aga kui kõva ketas on läinud, siis ta on läinud. Ja kõik see, mis seal peal on samuti. Nii et ütelda, et võt, mina siin olen Rein, ei ole päris, ja et see ongi kõik, mis Rein on, ei ole päris õige, sellepärast et mul on kodus arvutis veel terve hulk kõva ketast, mis sisaldab suuremat hulka mu mälestusi võib-olla, kui mul siin selles peakolus üldse üles tähendatud on. Ja kui me nüüd nagu sellest perspektiivist vaatame selle niisuguse loovuse, uuenduslikkuse, millegi niisuguse loomise peale, mida varem ei olnud, siis see ongi võib-olla see kõige huvitavam või kõige suurem ime, et see, mida varem ei olnud, tekib kõige selle kokkupuutumisel, mis varem oli. Aga mitte nii, et nendel asjadel, mis kokku puutuvad, on omavahel väline suhe, sest siis me jääme ikka veel sinna kastanite temaatika piiridesse, vaid nendel tekib oma sisemine suhe ja sellest sisemisest suhtest saab võimalikuks midagi sellist, mida ei olnud varem ja mis on selles mõttes tõeliselt uus. Ehk siis teadmine. Nüüd, kui me teadmist mõtleme sellise väliste suhete või külmade tervikute maailma teadmisena, siis see väga suuresti tundub olevat teadmine, mis põhineb faktidel. Just kui inimesed peaksid õppima, omandama, saama selgeks fakte, saama endale piisavalt informatsiooni ja siis nad nii-ütelda teavad asju. No, me teame, et isegi näiteks teaduse ajaloos on toimunud suuri fundamentaalseid pöördeid, kus asjad, mis varem olid faktid, seda enam ei ole, aga veel olulisemalt kõik see, kuidas neid fakte on käsitletud või mõtestatud, võib samuti mingisugusel hetkel muutuda. Üks niinimetatud paradigma võib asenduda teisega. See, mis varem oli teadmine, võib sellest staatusest kiiresti kaduda ja olla seejärel juba midagi niisugust rohkem kurioosumi laadset või midagi sellist, mis tingimata seda teadmist ei vaja. Ma olen üliõpilastele rääkides mitu korda niimoodi pool naljatamisi öelnud, et tegelikult kõrgharidus seisneb täpselt 3 oskuses, need on tegelikult väga lihtsad oskused, aga nagu lihtne on neid nimetada, aga kui neid üritada, siis pärast praktikas rakendada, siis see enam nii lihtne ei ole. Kõigepealt on vaja osata eristada fakte arvamustest, teiseks olulist ebaolulisest ja kolmandaks oma mõtteid võõrastest mõtetest. Ja
faktide ja arvamustega tundub, et asi on lihtsam, aga tegelikult ka mitte tingimata, sellepärast et faktideks me nimetame tihtipeale selliseid arvamusi, milles kõik on kokku leppinud, et asjad on nii, kuigi tegelikult ei pruugi asjad üldse nii olla ja kui tuleb keegi, kes ütleb, et aga mina arvan, et on teisiti, siis see on esialgu tema arvamus, aga sellest arvamusest võib samuti aja jooksul saada hoopiski fakt. Oma mõtteid võõrastest peab eriti siis oskama eristada, kui kirjutatakse näiteks ülikooli lõputööd, bakalaureuse, magistri või eriti doktoritööd, et peaks ikkagi teadma seda, mida on vaja tsiteerida ja viidata ja mis on tõesti oma mõte. Aga kõige olulisemaks või kõige suuremaks komistuskiviks kipub meie ajal või ajastul muutuma oskus eristada olulist ebaolulisest. Ja. Et kui olete võib-olla ise sattunud teinekord sellisesse situatsiooni, teil on kohutavalt kiire ja te tõesti peate 2 minuti jooksul mõne inimesega rääkides nagu kuulma tema käest mingit pisikest informatsioonikildu, aga ta ei suuda seda kildu eristada tervest hulgast igasugustest muudest asjadest. Näiteks kui ma oma tütre käest teinekord küsin, et kas sul, ma ei tea, matemaatikaga on probleem lahendada, sellega on nüüd nii, et eelmisel nädalal me saime kokku õpetajaga, mina ja 2 mu sõbra, ma tahaks, destilleeriksime siit nüüd välja selle vastuse. Ei, ja ma saan ju aru, mis see vastus on. Aga ja et kõik võib-olla ei ole alati nii lihtne, et sellele võiks jah-ei küsimusega vastata. Aga olulise ja ebaolulise eristamine sellegi poolest oskus, mida tingimata inimene vajab ja mida tegelikult ka teiste inimestega suheldes peaks ta üritama sellest kogu aeg aru saada, kas see, mis ma räägin, on oluline mulle või on see oluline ka sellele, kellega ma räägin. Kui see talle oluline ei ole, miks ma seda talle siis räägin? Võib-olla sellepärast, et ma olen tema hea sõber ja ta lihtsalt saab aru, et mul on õudselt vaja seda rääkida ja võtab selle vastu, aga põhimõtteliselt võiks nagu üks kommunikatsioonireegel olla see, et rääkida teistele inimestele või anda teistele inimestele seda informatsiooni, mis on tegelikult neile oluline ja mitte seda informatsiooni, mis on oluline mulle. Või kui ma arvan, et see on oluline ka neile, kuid esialgu veel ei ole, siis ma pean kõigepealt selle nende jaoks oluliseks tegema. Sest et meie ajastu üks niisugune iseloomulik joon, mis eristab teda kõigist varem olnud ajastutest, eks alati kõik räägivad, et me elame täiesti teistsugusel ajal kui varem. Aga selle koha pealt on neil õigus. Nimelt, kui kõikidel varasematel ajastutel inimesed on näinud vaeva ja pingutanud selle nimel, et informatsiooni hankida, siis tänapäeva maailmas pingutavad inimesed selle nimel, et nad seda informatsiooni ei saaks. Sellepärast, et neid kogu aeg kallatakse sellega üle, seda tuleb spämmina meie postkastidesse, seda tuleb reklaamina, kui ma seal samas selle juba mainitud supermarketi riiulite vahel ringi jalutan, siis kogu aeg keegi räägib mulle midagi, mida ma ei taha teada nendest neetud valjuhääldajatest. Ja ka kõikjal mujal tähendab see informatsioon, mida ma vajan, see on ainult väga väike kild sellest, mida minu poole tegelikult kogu aeg teele paisatakse. Ja kui ma ei suuda selles informatsiooni tulvas orienteeruda, siis läheb mulle halvasti, tähendab, ma ei ole võimeline enam oma protsesse kontrollima, sellepärast, et infovoog on väga oluline nendest voogudest, millest ma koosnen, aga erinevatel põhjustel ja enamus nendest põhjustest on nagu tegelikult täiesti head, väga soodsad ajaloolised arengud. Näiteks see, et järjest vähem on poliitilist tsensuuri,
see, et inimeste eluiga pikeneb, et vastsündinuid sureb järjest vähem, tähendab, et vastsündinute suremus järjest väheneb, aga see tähendab seda, et inimeste maailma rahvaarv suureneb, see tähendab, ja kõikidel inimestel, kes on kõik muuseas kordumatud, on midagi öelda ja infokanalid on muutunud järjest kättesaadavamateks, enam ei ole nii, et selleks, et ennast trükki kuidagi viisi saada, tuleb mul kas väga palju sellesse investeerida või midagi muud. Võin selle info paisata internetti igale poole mujale, aga tulemus on see, et need meie kultuuriinstitutsioonid, mis on enamus praeguseni oma algkuju saanud kuskil 19. sajandil, kus infohulgad olid hoopis teistsugused. Ja need institutsioonid on loodud märksa väiksemate infohulkade käsitlemiseks ja läbilaskmiseks, aga praegu on nad siis täielikult üle kuumenenud ja infot tuleb meile igalt poolt. Inimesi sunnitakse seda juurde produtseerima, muuhulgas ka, sest näiteks samas ülikooli maailmas kas praegu ei ole näiteks ainuüksi juba Suurbritannias vist 10 000 korda rohkem üliõpilasi kui 100 aastat tagasi. Kõik need üliõpilased kirjutavad mingisuguse lõputöö, eks. Ja osa nendest läheb veel ka doktorantuuri ja pärast osa neist saab akadeemilist tööd, sest kui meil on nii palju rohkem üliõpilist, meil on ka rohkem õppejõude vaja, aga õppejõud muuhulgas peavad avaldama teadusartikleid. See tähendab seda, et ka teadusartiklite hulk maailmas on tohutult palju suurem, kui ta oli kunagi varem, aga samal ajal me endiselt kuidagiviisi mõtleme, et inimesed peaksid teadma kõike seda, mis nende valdkonnas on oluline. See ei ole võimalik. Sellepärast, et teada kõike, mis mu valdkonnas ilmub, on lihtsalt võimatu, isegi teada kõike seda, mis on oluline, ja siit hakkavadki peale hoopis teised mehhanismid, mida varem ei ole olnud, mis sekkuvad nendesse protsessidesse ja näiteks filtreerivad välja osa informatsiooni süvenemata selle sisusse, lihtsalt sellepärast, et see on nagu justkui ebaoluline. Kas te kujutate ette, et praegu Riias ilmuv 800 leheküljeline saksakeelne raamat võiks täielikult muuta maailma? Muidugi mitte, seepärast, et esiteks 800 leheküljelist raamatut üldse on väga vähe tõenäoline, et keegi loeb, seepärast, et see võtab liiga palju aega ja aega meil ei ole, sest me vajame seda aega selleks, et informatsiooni käsitleda, mida meile igalt poolt tuleb ja välja selgitada, kas see on oluline või mitte. Nii et raamat olgu 200 lehekülge, no hea küll, võib-olla kui juba autor on väga kuulus, siis 300-400 ka kuidagi, aga 800 Teiseks, see ilmus Riias, aga Riia on kuskil seal, ei kuskil, eks ole, me saaks aru, et see on ilmunud Cambridge'i ülikooli kirjastuses, Sorbonni kirjastuses või kuskil Harvardis, aga Riias, see Riia pole olemas sellist kohta üldse. Ja kolmandaks, see on ilmunud saksa keeles. Aga kes oskab saksa keelt peale sakslaste? No austerlased. Mõned šveitslased ka, eks, ja siis on võib-olla veel mingid saksa kirjanduse uurijad, aga see raamat on ju filosoofiast, eks öelda, hea küll, okei, filosoofia puhul on ka nii, et tõesti ka ingliskeelses ja mujal maailmas on inimesi, kes saksa keelt veel mõningal määral oskavad. Aga üldiselt siiski 800 leheküljeline Riias ilmuv saksakeelne raamat on suhteliselt ilma võimalusteta. Ometi on juhtunud, et selline raamat, et see on täpselt aset leidnud ja see on tõesti muutnud maailma, see on muutnud kaasaja inimese maailmapilti oluliselt. See raamat oli Immanuel Kanti Puhta mõistuse kriitika, mis ilmus tõepoolest Riias saksa keeles natuke rohkem kui 200 aastat tagasi. Ja see tähendab seda, et me elame praegu hoopis teistsuguses maailmas muuhulgas ka see tõttu, et see, kuidas informatsioon meil siin kulgeb ja kuidas me seda käsitleme, toimub hoopis teistel alustel.
Me oleme harjunud sellega näiteks, et meil toimub multitasking, eks ole, see tähendab seda, et me ühe küljega küll kuulame, mida ta siin räägib, eks ole, parasjagu, aga teisest küljest tulevad meil e-mailid sisse, mis vajavad kiiret reageerimist võib-olla või sõnumid või midagi muud taolist ja me oleme üritanud ennast harjutada sellega, et me jagame oma tähelepanu, mida meil on endiselt 100% niimoodi, et meil läheb 61 ja 40 teise kohta, aga need asjad, mida me teeme 40% tähelepanuga tingimata, me ei tee neid võib-olla kõige paremini. Ja siis oleme me ära õppinud teise sellise suurepärase omanduse, mida me võiksime nimetada nagu skimminguks. See tähendab seda, et me saame selle 200 leheküljelise raamatu ja meil on endiselt aega, ütleme 1,5 tundi temaga tegelemiseks. Inimene, kes loeb väga kiiresti ja suhteliselt lihtsat teksti, loeb lehekülje minutis, 1,5 tunniga saab ikkagi ainult 90 sellest 200-st. Enamus inimesi loeb natuke aeglasemalt, see tähendab seda, et me vaatame, ahah, no siit nüüd hakkab see teema, see ei ole mu jaoks oluline, nii ja nüüd siin ja siin on see terve lõik, või siis me teame sellest raamatust juba enne seda, mida ta sisaldab ja me otsime need kohad välja, mis seda sisaldavad, aga selle on keegi teine meie jaoks ära teinud ja see tähendab, me usaldame järjest rohkem eksperte, me anname väga kaalukate otsuste tegemise tihti niisuguste inimeste kätte, kes ise on tellinud selle ekspertidelt, õigemini nii, et ekspert kõigepealt kirjutab, ütleme, üks 150 leheküljelise raporti, see tuleb siis sinna tellinud firmasse sisse, kus keegi teeb sellest 20 leheküljelise kokkuvõtte, mis jõuab juhi assistendi lauale, kes sellest 20 leheküljest teeb pool lehekülge ja siis läheb ja siis juht võtab selle, ütleb, vaatab korraks peale, ütleb, kuidas siis on jah või ei. Ja sellega need niisugused protsessid, mida me tähele ei pane, on samuti selle niisuguse informatsioonilise ülevoolu paratamatud tulemused. Niisiis, kui nüüd üritada teha mingeid kokkuvõtteid, sest paistab, et selleks on jõudnud juba aeg, siis tahaksin ma kõigepealt öelda seda, et innovatiivsus ei ole kunagi puhta mingisuguse ümberkombineerimise või mingisuguste varem ära õpitud tehnikate lihtsalt veidi teistmoodi kasutamise tagajärjel võimalik. Et innovatiivsus või loomingulisus on samal ajal midagi, mis on omane absoluutselt igale inimesele. Igal inimene on võimeline olema mingisuguses asjas loominguline, aga väga paljudel inimestel ei õnnestu loominguline olla, sellepärast et nad elavad maailmas või tingimustes, oludes, kus nende oma kordumatu annete kombinatsioon välja arendatud ei saa. Et me peame olema valvel, et me ei laseks muutuda välisteks suheteks nendel suhetel, mis meie jaoks tegelikult on olulised, et mis peaksid meil olema sisemised ja me peame oskama eristada olulist ebaolulisest. Aitäh! Et milline on suurepärane sisemine suhe? Et mis iseloomustab siis seda head sisemist suhet? Kõigepealt ma arvan, et sisemine suhe, hea sisemine suhe, kui me räägime sisemisest suhtest inimeste vahel, peaks olema niisuguse laia emotsionaalse paradigmaga, selles mõttes, et kui meil on näiteks mõni sõber, kellega meil on ainult nagu tore ja huvitav koos, siis see võib olla küll sisemine, väga hästi toimiv sisemine suhe, aga ta on kitsas, sellepärast, et me näiteks ei ole kunagi temaga koos leinanud või meil ei ole kunagi temaga koos paha olnud. Ja või no muidugi sõltub sellest, mismoodi tore oli. Et selles mõttes, et see niisugune, et see paradigma oleks lai. Aga seda saab üle kanda ka näiteks, kui mul on sisemine suhe mingisugustesse asjadesse või kohtadesse või
mõtteviisidesse ja nii edasi, et ka seal minu enda see nii-öelda emotsionaalne paradigma, millega ma nendesse suhtun, peaks olema samuti võrdlemisi võimalikult lai. Kui ma näiteks räägin kodust, kus mul on mälestusi, siis kõik need mälestused ei ole toredad, eks. Osa neist on hubasemad, aga osa on võib-olla ka valusad, eks ole, tähendab, võin mäletada, näiteks mäletan väga hästi seda tuba ja kohta, kus ma sain teada, et mu isa on surnud ja mul nagu see assotsieerub selle kohaga, aga mul on sellest samast kohast ka väga häid ja ilusaid mälestusi. Ja need kõik kokku moodustavad minu selle sisemise suhte selle konkreetse kohaga. Et kui sisemine, mida rikkam see sisemine suhe on, mida laiem ta on nagu niisuguse emotsionaalse paradigma osas, seda suurem on ka tõenäosus, et ta minus midagi uut loob ja tekitab. Üldist, ma tahan kohe samast küsimusest küsida, et kaua õpetamise ja koolitamisega seotud olnud, et kas tuleb kohe sellest mälestuste pagasist kirkalt esile ka midagi sellist uuenduslikku Eesti koolitusmaastikult või haridusmaastikult? No, me ise üldiselt eriti nagu sellist loengupidamist väga perspektiivseks žanriks ei pea, sellepärast et alati, kui üks inimene räägib ja teised kuulavad, oleks see põhimõtteliselt võimalik asendada ka nagu tekstiga, trükitud tekstiga, kus on võimalik skimmida ja natukene aega kokku hoida. Aga kõige huvitavamad või paremad niisugused koolituslikud sündmused on just nimelt need, kus kõik õpivad, kaasa arvatud see, kes õpetab. Ja kus on selleks loodud need tingimused, et juba ka see inimene ise, kes läheb õpetama teisi või koolitama, teab, et tegelikult ta tuli siia õppima. Et kõik, et see on tema jaoks ka oluline. Ja seetõttu näiteks ma olen ise oma õpetamise väga väikeste eranditega viinud nagu seminari vormi, mis tähendab seda, et on võimalik välja valida ülikooli kontekstis siis mingisugune hulk tekste, leppida kokku, et iga nädal me loeme ühe neist läbi, siis tuleme kokku ja räägime sellest. Ja oletuses, et meil on kõigil mingisugused veidi erinevad muljed ja erinevad teadmised sellest, saame me siis nagu kamba peale kokku märksa suurema, terviklikuma, huvitavama ja mitmetahulisema pildi sellest asjast, millest me räägime. Nendest 3 oskusest, mis peaks olema siis õppimiseks, oli keskel kohal see olulise ja ebaolulise eristamine. Ja. Ma peas selle edasi mõeldes suudan üsna veenvalt näitlikustada, kuidas iga selline kriteerium või heuristik selle juures aitab meil kogemata midagi pesuveega välja visata, eks ole. Et tundub üsna loogiline see Riia teos ka tõepoolest lugemata, et millised on teie kogemuse järgi tänapäeva maailmas siis kasulikud kriteeriumid olulise ja ebaolulise eristamise puhul. Tagantjärgi on väga lihtne öelda, et kas see oli nüüd oluline, aga millised neist tunduvad lollikindlamad kui nii öelda? No, tähendab, tegelikult muidugi me peame seda tegema lihtsalt seetõttu, et meil ei ole aega, eks ole. Ja kui me oleme olulise ja ebaolulise eristamisel, kõige lihtsam on pidevalt meeles hoida seda probleemi, mille lahendamisega ma parasjagu tegelen. Kas see on oluline selle probleemi lahendamiseks, millega ma parasjagu tegelen? Näiteks, kui ma, millest iganes, kui näiteks mõtleme, et ütleme, et ma kirjutan artiklit mõne kirjaniku mingist raamatust ja satun lugema väga huvitavat selle kirjaniku elulugu, kus on näiteks terve pikk peatükk sellest, kuidas ta näiteks viibis kuskil reisil, siis ma võin enda käest küsida, et kas selle kirjaniku reis oli oluline selle teose jaoks, millest ma kirjutan. See võib olla nii, kusjuures ma võin isegi kogemata valesti vastata, eks ole, pärast tuleb keegi, kes loeb selle peatüki ka läbi ja selgub, et seal oligi see kõige olulisem niisugune inspiratsiooni hetk, aga mina näete ei tea. Ja selles mõttes muidugi niisugust 100% garantiid ükski retsept mulle ei anna, aga nii nagu näiteks mingi struktuuri loomisel või mingi reformi teostamisel on meil kindlasti vaja kõigepealt täpselt teada,
milline see lõpptulemus on, mida me tahame saavutada selleks, et me iga kord, kui me mingisuguse oma otsuse teeme või mingi valiku kahe võimaliku võrdse võimaluse vahel teeme, siis me teame või peame nad läbi kaaluma selle koha pealt, kumb viib meid rohkem sinnapoole, kuhu me tahame minna ja samamoodi siis, kui ma tegelen mingisuguse informatsiooni sõelumise ja materjali otsimisega, siis kas ja kuidas on see seotud selle probleemiga, mida ma parasjagu lahendan.